Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Tere tulemast mootorite maailma. Me oleme kardispordi 50. juubelil praktiliselt Haapsalus, kus toimub Rannarootsi Grand Prix. Kaasa teevad nii meie praegused kardispordi tipud kui ka selle spordiala veteranid. Nii et tere tulemast saatesse. Hästi korraldatud võistlus on iga spordiala parimaks reklaamiks ning Eesti Kaardiliidu ja tema partnerite koostöös korraldatud võistlus Haapsalu külje all tabas täpselt 10-sse. Täna on austuse avaldus nooremate poolt seenioridele ja seenioridete poolt noorematele. Eks see nii ongi, et seisti ju siin rivides ka vastakuti platsi peal, see on väga sümboolne, sest need seeniorid on teinud oma töö ära, kuulsusrikas minevik, meil on väga palju tiitleid, medaleid, mis on võidetud erinevatel tasanditel. Ja mulle isiklikult küll tundus, et noored vaatasid väga pika pilguga neid eakaid härrasid ja ka daame, kes siin sõidavad, ja ka neid masinaid rajal, kui nad sõitsid, see on midagi muud kui tänapäeva kardisport, et suur au ja kiitus kõikidele. Teades, et valmistuti ju nädalaid ja vist isegi kuid, et saaks tulla selle vana tehnikaga välja, et valati ise mootoritele kolbe ja tehti ventvulle, just selle nimel, et selle kardispordi 50. juubelil siin esineda, näidata ennast, et me oleme olemas, me sõidame ja meil on veres ikka see sama kiht. See on tõeliselt vägev. Kohal oli ligi paar tuhat pealtvaatajat, kes nautisid toredas kevasilmas Rannarootsi Grand Prix, millest võtsid osa nii tänased staarid kui möödunud aegade kibedamad kihutajad. Kõige suurema aplausi teenis Marko Asmer, kes pärast pikka vaheaega taas sellel päeval kaardirooli istus. Kui palju sa praegu jälgid Eesti kardisportlaste tegemisi, et kuidas nad silma paistavad? Ei jälgin ikka, kogu aeg jälgin. Selles mõttes meil on väga tugevaid kardisõitjaid, kes nagu Euroopaski väga kiiresti sõidavad. Siin oli võimalus endal ka, nüüd oli aega, olin esimesel etapil Raplas kohal, et kõva andmine käib, et täitsa väga kihvt on, et eks asi on kogu aeg ikkagi areneb ja mis on nagu tore, et sõitjaid tuleb juurde ja väga nagu kihvt oli vaadata Eestis sellist võidusõitja, mis oli näiteks Raplas. Kõige nooremate finaal algas dramaatiliselt, kui võistluse avaringil sõitis ühe kurvi liialt sirgeks liider Kaspar Korjus ning langes sellega võistlejate rivi lõppu. Sama saatus tabas veel ka Paul August Läänet. Mõlemad poisid jätkasid vapralt, visadust asus end kuhjaga ja lõpuks tuli võitjaks just Paul August Lääne. Teisele finišeerus Martin Leotoots ning kolmas oli Steven Pärnasalu. Tema sõitis mikro 60 kardiga ning pakkus sellega raketklassi poistele visa vastupanu. Just noortel sõitjatel hoidis pilku peal ka Eesti Kaardiliidu uus suurtoetaja. Meie suur huvi on kasutada nagu omale selliseid tublisi ja kiireid nagu uusi patrullisõiteid, et siin kardispordis saavad nagu poisid siin endale kõva kogemuse ja ütleme nii, et nii nagu kardispordis, nii ka patrulliautol, et eesmärk ei ole see, et võimalik kiiresti arutult kihutada, vaid ikkagi samamoodi nagu kardisportlane peab ka roolis mõtlema, kuidas kõige efektiivsemalt, kuidas kõige ökonoomsemalt sõita, kuidas autot säästa, täpselt nii ka patrulli ka, kui arutult kihutada avarii on asi pahasti, aga kõik see loogika ja mõtlema, kõik on sama. Nii nagu kardisportis on nii ka meie patrullautomeestel. Rotax Maxi ja juuniori ühises stardis oli kindlaks peremeheks Aavo Talvar, kes võitis kõik, mis sellel päeval võita andis, nii ajasõidud eelfinaali kui finaali. Teisena lõpetas juuniorklassi parim Ralf Aron, Max-klassi teine oli Märten Metsaviir ning kolmas Läänemaa oma poiss Kairo Kivi, kes sõitis Aavo Talvariga praktiliselt sama kiiret ringi aega. Omaaegsel võistlustehnikal olid rajal Eesti endised kaardisõitjad. Tallinna Reaalkooli poiss Taivo Sappas oli üks nendest, kes Eestimaal esimese kaardi ehitas. Kust teil omal ajal see mõte üldse tuli, et kaarti hakata ehitama? No me kunagi juba keskkoolis ehitasime ühe nii-öelda kolmerattalise pisiauto. Seile Rants tegi suure avastuse, et kuulge poisid, et miks te siin, me tegime neid väikseid vormeleid, aitasime teha palju, õppisime. Ja siis
hakkasime seal seda Ansu ja nende juhendajate koosolek juures nii-öelda karti ehitame. Ja palju meie, aga põhi oli see, et poistel oli tööd ja õppida. Nii see asi läks sinna. Aga tähelepanu see riistapuu äratas ikka kohe võib öelda? See oli niimoodi, et meie saime selle kardi õige lähel valmis, sest mujal juba ka ehitati, aga nemad ei jõudnud valmis. Me olime esimesed, kes selle valmis said ja läksime võistlustele, sellepärast see oli esimene võistlus üldse. Sõprusliisukene näidis start Komsomoli staadionil 7. jaanuaril, oli see. Ja see oli ikka suur asi, sest rahvast oli palju ja sõita oli kohutavalt vägev, sest poiste värk, mis on vägev värk. Täna on ka siin ju retrokaardid rajal, Haapsalus, kas teeb südame soojaks ka? Oi, kindel see, oleks oma ka, oleks saanud ka sõita, aga kadunud see karding, näha pole kuskilt enam. Oleme jälgi ajanud, aga ei, kätte ei ole saanud. Eesti poistele pöialt hoiad ikka? Oi, kindel see, toredad mehed, müts maha niisuguste meeste juures. Täielik viimse peal need ikka maailma tasemed, need ainult jõudu ja edu neile. Absoluutset võitjat oli lausa raske välja selgitada, sest võisteldi ju nii erinevatel kaartidel. Esimesena ületas finišijoone lõpuks Meelis Meemann, teine oli Ott Vanaselja ning kolmas Ülar Jeblakov, omaaegne kahekordne NSV Liidu meister. Üle pika aja kardiroolis, kuidas tundsid ennast? Ikka pole tükkaga sõitega meeldib muidu. Oleks rohkem selliseid üritusi, siis peaks nagu kaasa tegema ikka. Ütleme nii, et neid vanemaid meid oli ikka üllatavalt palju sõitma. Jaa, meil oli ka midagi, aga päris kokku ei saanud seda vana tehnikat. Sõidame kahe peale seda kardi. Kui palju sa vaeva pidid üldse nägema, aga see pole ju nii, et võtad riiuli pealt puud tolmu ära ja... Ei, me sõidame nagu kahe peale selle kardiga, et osa võtta lihtsalt. Nii et sa ei kahetse põrmuga, et sa panid kõik rahad rinda ja tulid kohale. Jaa. Uhke värk. Muusikute lippu hoidis kõrgel Elmar Liitmaa, kes suutis endistele profidele kenasti konkurentsi pakkuda, finišeerudes 5. kohal. Kanal 2 uudisteankur Tanel Talve sõitis välja 7. koha. Kogu võistluspäeva staar oli loomulikult üle pika aja taas kardirooli istunud Marko Asmer, kes võttis Open klassis osalemist väga tõsiselt. Koos Hanno Rajametsaga putitati üles päevilenud kart ja rajal mõõdetud kiirust võis ainult imetleda. Üllatus, kõige kiirema ringi sõitis Marko Asmer. Ei, mis seal ikka, ega ta meelest ära ei lähe. Sõitmine on sõitmine, et eks muidugi võiks vähe võib-olla teravam olla selle kardiga, aga polnud nagu jälle hullu, et sai nagu sõita küll. Open klassi põnevamad sündmused kujunesid tegelikult välja eelfinaalis, kus erilise duelli pidasid omavahel Marko Asmer ja Mario Vendla. Viimane osutas Asmerile väga südikat vastupanu, kuid kunagine BMW Vormel 1 meeskonna testisõitja pani oma kavaluse lõpuks maksma ning suutis õigel hetkel Vendlast mööduda. Marko tegi kõik väga õigesti, et mina jäin sinna mustale raja osale ja siis sealt oli päris keeruline ära saada ja siis kui ma üritasin hoogu juurde saada, siis tuli täpselt rool lahti ja enam keerata ei saanud, tuli rehvidesse sõita. Et õnneks sain enam-vähem kuidagi tagasi selle sinna ja hoidsin terve sõit rooli paigal, et see keerata saaks. Finaalis tuleb uus üritus. Nojah, eks finaalis annan parima, et üle pingutada ka edasi. Finaalis parimalt kohalt alustanud Marko Asmer jõutas koheselt oma teed. Teisena lõpetas tema selja taga Mario Vendla, kelle nimele jäi aga võistluste kiirem ring. 3. koha sai Raha 24 Eesti meistrivõistluste hetkeliider selles klassis Mario Haugas. Eesti kardiliit on suveks planeerinud veel paar samalaadset üritust, kus kõige noorematele vaatajatele on kohal alati ka keegi naksitrallidest. Ikka selleks, et tulla kardispordiga publikule lähemale. Loomulikult, et sõites ainult nendel spetsialadadel, mis on ju linnadest, kas nüüd väga kaugel, kuid siiski kaugemal, ega sinna see pealtvaataja tänapäeval nii väga ei tule. Et sõites täna siin Rannarootsi keskuses, see on suur kingitus kõikidele, ka pealtvaatajatele. Ta on tulnud karte näitama nendele koju, koduõue peaaegu välja jõudnud. Kuidas arenesid sündmused Raha 24 Eesti meistrivõistluste teisel etapil Aravete rajal, sellest räägime juba meie järgmises saates. Nüüd aga asfaldit vahelduseks Krossi rajale. Eesti meistrivõistluste teise etappi sündmused tõestasid taaskord,
et selle hooaja uus formaat, kõikide klasside sõidud ühel päeval, toob kohale rohkearvulise publiku ja on meeltmööda ka võidusõitjatele. Kõige rohkem osavõtjad oli taas mini MX klassis, kus korraga kihutas rajale koguni 44 võistlejat. Kui veel aasta tagasi võis kinnisilmi öelda, et kindel võitja on lõpuks ikkagi Henri Remma, siis nüüd tehti endise tippsõitja elu päris kibedaks. Näiteks esimeses sõidus oli esikolmik Henri Remma, Joona Sein ja Marko Lepik lõpujoonel 1,8 sekundi sees. Teises sõidus oli Henri Remma ülekaal juba ilmne, järgnesid taas Joona Sein ja Marko Lepik. Vapralt võistles koos meestega taas Kristel Raba, kelle parim sõidukoht mahtus kindlasti esimese poole sisse, avasõidus oli ta näiteks 20. Päeva nael oli loomulikult MX1 ja MX2 ühine start. Seal tekitas elevust Aigar Leoki kaasalöömine. Tänaseks maailma tipus olev enduromees kasutab võistlemiseks iga võimalust, vaatamata sellele, et tegi kaasa ju oluliselt nõrgemal endurotsikliil. Kodus käik oli hea väike vaheldus. Kindlasti, et nii kui ma Eestis olen ja vahet ei ole, mis võistlus on, ma lähen sõitma, et mul ei ole seal midagi häbeneda, et kui ma olen 3. või 4. või 5. või mis vahet seal on, et peaasi, et endal lõbus on ja saad teha seda, mis mulle meeldib. Ei, vahva, et ilm on hea ja rada on hea ja meeleolu hea, et miks kodus passida, et kindlasti välja tulla ja võistelda. Avasõidus domineerisid MX2 klassi mehed. Kvalifikatsiooni kiirem Priit Rätsep näitas väga kõrget klassi ja võitis lõpuks Andre Parki ja Rannar Uusmäes selle sõidu rohkem kui 20 sekundilise eduga. Sõit oli päris raske, et nii palju ma tegin lihtsamaks olukorra, et ma sain stardist ees minema. Ja siis ma esimesed ringid üritasin võimalikult suurt hoogu aretada, et ma teadsin, et tegelikult siin on hästi palju kive ja hästi palju nüütejälge, et sellepärast oli ka hea, et ma sain stardist ees minema. Isegi ringiga saajatega oli vähe raskes, et nendest mööda saada. Nende selja taga noppis MX1 klassi võidu Aigar Leok. Nende kõigi elu tegi kindlasti lihtsamaks Juss Laanso katkestamine juba 6. ringil jäi kiire mees rajaservale. Aga seda näljasem oli Juss Laanso teises stardis. Seal valitses ta võistlust kõik 12 ringi. Ka parima ringi võrdluses oli peremees Juss Laanso. Priit Rätsep pingutas küll kõvasti, kuid võimsusest jäi seekord lihtsalt väheks. Laanso ülekaal oli finišijoonel veidi üle 3 sekundi. Mõlema mehe heast kiirusest räägib fakt, et 3. lõpetanud Aigar Leok jäi neist maha juba rohkem kui minutiga. Võitjaga samal ringil lõpetasid veel vaid 13 meest. Loomulikult oleks ilus tulla Eesti meistriks. Loomulikult oleks ilus võtta mõned MX3 etapilt top 5 koht. Noh, eks siin unistada võib kõrgemast kohtadest, aga ma siiralt loodan, et ma jõuan sinna. Aga praeguse tervisliku seisundiga on veel natukene sellest puudu. Juunioride klassis võitis taaskord mõlemad stardid Rain Koch ja seenioride arvestuses oli mõlemas sõidus võidumees Reijo Engman. Külgvankrite klassis hoidis Anijara ja publik pöialt loomulikult Gert Varikule, Erki Kõivule, kes alustasidki väga hästi, võites esimese stardi seda lätlaste ees. Kahjuks teine sõit nii õnnelikult enam ei läinud. Teiselt kohalt segas üldvõiduplaane tehniline probleem. Mehed langesid lausa 7. kohale, tõusid aga tubli sõiduga lõpuks koguni teiseks, kuid et Stelle Linters võitsid, tuli eestlastel 2 sõidu kokkuvõttes leppida lätlaste järel ikkagi teise kohaga. Eesti meistrivõistlustesse tuleb nüüd 6-ajaline paus. 3. etapp on Pärnu motoklubi korraldada ja see sõidetakse 7. juulil. Tänaseks kõik. Aitäh vaatamast. Mootorite maailmas kohtume taas järgmisel pühapäeval. Seniks kõike head. Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.